Kuid siis natukene sellest, et kuhu me täna jõudnud oleme. Et see Montessori selline pedagoogik on nii-öelda kolmnurk, et meie kolmnurga see põhi on siis nagu see ettevalmistatud täiskasvanu ja siis see ettevalmistatud keskkond ja seal tipus on siis see laps. Ja kõik need omavahelised seosed on dünaamilised ja natukene ajas muutuvad ja arenevad ja seetõttu me täna keskendumegi eelkõige lapsele ja ettevalmistatud keskkond, see tuleb meil siis järgmine kord. Montessori pedagoogika eelkõige keskendub lapse arengule, et ta on selline holistiline tervik, et nii vaimsele, füüsilise, emotsionaalsele kui ka sotsiaalsele arengule. Ja õppetöö ja kodus lapse arengu toetamine ei hõlma seega ainult akadeemilisi aineid, vaid ka igapäevaelu oskusi, sotsiaalseid suhteid ja üldse lapse isiklikku arengut. Ja laps on aktiivne, iseseisev õppija, kes tema sees on see loomulik soov avastada, uurida ja õppida ümbrust. Ja siis, kui lapse keskkond toetab teda, siis tal on võimalus valida tegevusi, millega ta tahab ise tegeleda ning ta õpib oma tempoga ja oma huvidele vastavalt. Ja siis on ka selline nii-öelda iseharimine, iseõppimine, auto-education, et lapsed, kes on aktiivselt kaasatud sinna ettevalmistatud keskkonda ja kes kasutavad vabadust valida, siis harivad ennast tegelikult ise.